Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna on mul teile värsked uudiseid, mis on iseenesest päris head. Ja ma tunnen, et ma tahan teiega seda jagada. Sest jah, me oleme tunnistajateks, kuidas malenupud teevad oma viimaseid käike siin maailmas. Ja varsti maailm saab teada tõe. Ja me elame aegadel, millest räägitakse tõenäoliselt tuhandeid aastaid. Ja seepärast, mis me peame teadma, on see, et me ei kardaks toimuvat. Sest lähitulevikus ei tule enam sõda, ei tule erinevaid agendasid, mida meile on üritatud peale suruda ja läbi suruda. Ja ei tule meie meeltega manipuleerimist. Sest maailm puhastatakse, on juba puhastatud. Ja rahu valitseb kõikjal, kõigis maarahvastes õige pea ja inimkond jääb võidule. Aga see info, mis ma tahtsin teiega tegelikult jagada, on info, mida igaüks peaks teadma, et me oleksime teadlikud, mis maailmas praegu toimub. Ja eelkõige, et me oleksime teadlikud, mis maailmas praegu toimub, nende tänaste uudiste või tänaste sündmuste, mis väliselt toimuvad nende taga või nende varjul. Sest alati, nagu me oleme rääkinud, ma olen oma seminarides sellest pikalt lahti rääkinud, et toimub väga palju sündmusi siin selleks, et võtta ära tähelepanu nendelt asjadelt, mis on kuskil teises kohas. Ja see tänane info põhineb Charlie Wardile saadetud kirjast. Sandra Michael on talle saatnud selle laupäeval ja kirjutas niimoodi. Ma loen selle ette või selline kokkuvõte. Tere, Charlie! Nii palju on täna toimunud. See kiri on värske kokkuvõtte tänasest päevast. See on olnud hullumeelne õhtu. Ma saadan sulle selle kirja, sest on nii palju, mis seletab lahti kõik, mis toimus eile. See tähendab minu kommentaar siis 16. septembril. Aga see oli etteaimetav niinimetatud false flag event, ehk siis false flag, see on eesti keeles võiks öelda võltssündmus või vale sündmus. See on false flag event on sündmus, mille eesmärk on varjata tegelikku sündmust või tegelikku vastutuse allikat ja süüdistada sellest teist osapoolt. Ja see mõiste iseenesest tekkis 16. sajandil, see false flag väljendina, mis tähendab kellegi ustavuse tahtlikku vääresitamist, ehk siis kellegi süüdi põhimõtteliselt lavastamist. Aga lähen kirja juurde tagasi. See oli etteaimatav false flag event, false flag sündmus siis, mis liigutas meid edasi, et kabalistid täielikult hävitada. Nii et kuninganna surm ja teised sammud, kaasa arvatud nagu näiteks eile toimuv, viis meid uuele QFS-ile, Kesaarale, Nesaarale üleminekuni, kus kõik viis edasi meid sammu, et minna üle siis QFS-ile, Kesaarale, Nesaarale, mis toimub praeguse hetke, kui ma seda praegu sulle kirjutan, ehk siis see kirjakirjutaja ütles, et selle hetke ja oktoobri vahelisel ajal. Ehk siis kordan ise üle, et QFS Nesaarale, Kesaarale üleminek toimub siis 16. septembri, mis on siis paar päeva tagasi olnud, ja oktoobri vahelisel ajal. Seega kogu see õudusunenägu nii meie maal kui kõikides riikides üle maailma antakse teada selle aja jooksul. Kuid meie ei ole veel tormist täielikult välja tulnud. Kuid meie ei ole veel tormist täielikult läbi tulnud. Me võime ikkagi näha Trumpi võltssüüdimõistmist või võltsarreteerimist kui osa selle näitemängu lõpust, mida me oleme siiani jälginud. Pangad peavad täitma või vastama teatud nõuetele ja reorganiseeruma sellel nädalal, ehk siis nüüd tänaseks eelmisel nädalal. Uue kullaga tagatud
US Treasury Note ehk siis lühendina USTN väljakuulutamine. Ja kõik, mida see on kõik, mida rahvale ka näidatakse. Paymasteri teema on üllataval kombel juba parandatud. Paymasteri teema siis, kes teavad, kes on mu seminari jälginud, need teavad, mis on Paymasterid või kes on Paymasterid ja kuidas see QFS-i seotud on. Paymasteri teema on see, et Hiina ja Venemaa häkkisid Paymasterite kontodele sisse ehk toimus küberrünnak. Kuid turva oli äärmiselt hea ja neil ei õnnestunud seda teha. Et see oli pigem selline väike äratus QFS-i tiimile, et olge nende tüüpidega ettevaatlikult, nad ei ole veel puhkama läinud. Ja samas Charlie kommenteeris niimoodi, et tundes neid QFS-i inimesi, nad ilmselt provotseerisid seda küberrünnaku toimumist, et näha, kes veel pead tõstab, ehk siis testisid süsteemi, nagu nad on kõike muid aspekte siiani testinud. Aga lähen kirja juurde tagasi. Asjad tehakse valmis SWIFT-süsteemis, kuni kõik on valmis üle minema QFS-ile. Me oleme peaaegu täielikult valmis, et vana kabalistlik SWIFT-süsteem lõppeks oktoobris. Rahaülekanded ja kõik muud pangatoimingud toimuvad sealt alates uues QPI süsteemis, mitte SWIFTis. QPI on siis inglise keeles. Ja kirjakirjutaja siis kirjutab, et lihtsalt soovisin, et te kõik teaksite kõike, mida rääkisin, ja see, et see liigub ilusasti edasi vastavalt plaanidele. Paymasterite teema sai lahendatud, seega pärast kõike seda segadust eile tähendab see seda, et me saame kasutada vana süsteemi kuni oktoobrini. Ja siis ma olen kindel, et paljud finants- ja pangastsenaariumid, nii head kui halvad, saavad toimuma. Pangandus ja finants ja paljud teised ülemaailmsed majandusharud saavad olema täielikult Ameerika mäed igapäevased. Kuid me saame sellest üle. See on suurepärane uudis neile kõigile. Et see kiri põhimõtteliselt lõppes siin sellega ära. Ja see tõepoolest on suurepärane uudis, ehk siis meil on aega oktoobrini. Või õigemini valgetel barettidel on aega oktoobrini, kus kõik saab siis nende sõnul toimuma. Ja mis siis Valguse kanalil toimub, on see, et ma niipea, kui see roheline tuli antakse, nii nagu ma olen öelnud ka oma seminarides, siis oleme kuuldel ja ma annan teada niipea, kui midagi teada on. Et see tänane video tuli ka niimoodi hästi eksprompt, sest eile õhtul ma olin lihtsalt nii väsinud, et ma ei jaksanud seda videot teha, aga täna hommikul siis esimese asjana tegin selle ära ja kui veel midagi, mingeid rohkemaid sündmusi ei ole, siis vaadake senikaua seminari. Ülipõnev ja meelt kõigutav seminar on Matrix tehisintellekt ja simulatsioon. Ma luban seda, et see on teil täiesti, paneb sind maailma täiesti uut moodi vaatama. Nii et www.kaielisa.com lehelt saad selle endale tellida. Et see on, jah, ma ei oska muud selle kohta öelda, et see on väga-väga eriline ja väga-väga kõigutav informatsioon. Igas mõttes, heas mõttes põhimõtteliselt. Aga selliste uudistega mina täna lõpetan ja kohtume õige pea Valguse kanalil. Niipea kui midagi on, ma annan teada. Kohtumisi.